Tere, minu nimi on Teet ja täna räägin teile, kuidas uurimustöös vormistada pealkirju. Pealkirja stiil on kokku 3 ja esimene pealkiri 1 on siis läbiva suurtähega. Ta font on Arial 16 punkti ja boldina ehk siis rasvaselt. Joondus on alati vasakuse serva ja kõik on suurtähed. Teised pealkirjad on siis, ei ole enam läbivalt suure tähega nagu esimene, vaid esimene täht on suur ja ülejäänud pealkiri on väike. Aga mingem nüüd täitsa ja hakakem seda tegema. Ja võtan siit lahti ühe sellise tühja lehe ja selleks, et hakata nüüd lisama pealkirju, võtan ma vormindus, stiilid ja vormindus ja vajutan siia. Ja mul avanebki siin paremal pool menüü ja siit ma võtan siis välja kõigepealt pealkiri 1. Klõpsan siin pealhiirega, teen parema klõpsu, ütlen muuda. Ja hakkame siis pihta. Kõigepealt taanded ja vahed. Siin on igal pool nullid. Teksti ees, teksti järel. Ja lõigu kohal on meil 0,63 sentimeetrit, all on 0,21 ja reavahe on 1,5-kordne. Vajutan rakenda. Joondus. Väga lihtne, see on vasakule. Ja ütlen rakenda. Ja font on meil hoopis Arial. Arial, paks ja praegu meil annab vaikimisi valiku 130. Ütleme rakenda. Ja sobib. Nüüd ma valin siit stiilist pealkiri 1 ja kirjutan pealkiri 1. Sellepärast, et pealkiri 1 peab olema läbiva suurtähega. Vaadake, kõik tähed on siin läbiva suurtähega. Nüüd, mul küll font on Arial, aga fondi suurus pidi olema 16, aga meil on 18,2. Nii et selle ma pean ära parandama. Teen ta lihtsalt 16. Nüüd ma tahan pealkirja 2 teha. Ja samamoodi klõpsan siin paremal pool menüüs. Teen parema hiire klõpsu, muuda. Ja taas teen kõigepealt taanded ja vahed, teen siin kohe nullid. Kiiresti. Siin on mul lõigu kohal 0,63, 0,21. Reavahe on 1,5-kordne. Rakenda. Joondus on vasakule, sobib, rakenda. Ja font on nüüd mul Arial, paks ja pakub mul 115. Rakenda ja sobib. Ja lähen järgmisele reale. Valin siit, rakendan stiili pealkiri 2. Ja pealkiri 2 oli esimene täht, suur täht, teised väiksed. Pealkiri 2. Ja jällegi, mida ma siin näen, on küll, et ilusti meil font on küll Arial, aga suurus on 16. Meil peab pealkiri 2 olema hoopistükkis suurusega 14.
Nii et selle me peame ära muutma. Ja jõuame pealkiri 3 juurde. Pealkiri 3 on juba taas tuttav muuda. Taanded ja vahed jällegi vanamoodi kõik kiiresti nulli. Lõigu kohal 0,63, lõigu all 0,21, reavahe 1,5 kordne. Rakenda. Joondus vasakule sobib meil. Rakenda. Ja font on meil taas Arial. Ja paks. Ja 101 pakub meil vaikimisi. Ütleme rakendab ja sobib. Ja nüüd lähen uuele reale. Valin stiilist pealkiri 3. Pealkiri 3 oli samamoodi, esimene täht oli suur, ülejäänud olid väikesed. Pealkiri 3. Ja ma näen, et tõsi küll Arial on fondi nimi, aga fondi suurus ei ole mitte 14, vaid ma pean selle siin ära parandama 12. Ja siis ongi mul ära toodud siis pealkirjad. Pealkiri 1, kõik nad on Arialis, läbiv suurtäht, suuruses 16. Pealkiri 2, esimene täht suur, ülejäänud väikesed, Arial ja 14. Ja viimane siis pealkiri 3, Arial ja fondi suurus 12. Kõik on ilusti joondatud vasakule ja muud parameetrid on siin pealkirjad all juba paika pandud. Tänan teid kuulamast. Aitäh!